oleme jõudnud siis Kose rahvarallile. Täna on siis reede, kell on 11:30 ja hakkamegi siis tehnilise poole sättima. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. Mis teed, Kevin? Ma olen. Keedan teed ja vaatan MTV-dest. Panen side Sandri kiivrisse. Sander on siuke rott, et ei osta omale õiget kiivrit ja... No mul ka ei ole, vaata. Mul on lihtsalt, et on nagu kõrvaklapi kohad, aga sul pole neidki. No nii, see on jalgratta kiiver. Sellega saad kuradi minna BMX-i maailmameistri võistlustele. Aga neid OMP kiivrid, need on tõesti kõige odavamad ja kui sa vaatad siin rahvaspordis tegelikult, need on päris populaarsed kiivrid, et ma ei ole ainus. Aga järgmist ei ostaks kindlasti sellist enam. No ikka, mingi jämedamat vaat. Oleme siis Keviniga tegelikult 3 korda oleme videod läbi vaadanud. Niimoodi, et Kevin loeb legendi ja siis mina mõttes sõidan. Ja üldiselt tegelikult ju katsed tunduvad lihtsad ikkagi, et peale sikaani tundub ikkagi, et saab põhjagaasiga läbi panna. Aga mõned kurvid on nii tehtud, et on kurv ja peale seda kurvi on sikaan, et see on siuke ohtlik koht. Tere! Kuidas teil tunne on tänas osas 3 katset? See ei ole liiga tavaline rahvarallidel, et 2-päevane ralli? Tegelikult ei ole üldse mingit põdemist ja neid 2-päevaseid sõidetud ka, et ootan väga, et saaks sõita juba. Ja meil on täitsa uus auto ka selles suhtes, et kui rahvas vaatab, et samasugune nagu eelmine, aga tegelikult on täitsa teine auto. Kas sa mulle selle saad?
2 katset praegu sõidetud. Ootame siis AKP lõppu, et siis servisesse minna. Aga on mured, kas Kevin räägid, mis mured meil on? Pidurid on vajuvad läbi ja paratšokk ei tule lahti ja nii et tegemist meil jagub 50 minutiga peame ära jõudnud kõik. Isegi vähem 45 minutiga. 50 minutiga peame olema juba service out. Piduritesse valeõli läks tavaline DOT4, et ühesõnaga oleme üldiselt Motuli sportõliga sõitnud, et need ei lähe keema. Et see natuke sikaanides peab natuke rahulikumalt võtma, pidurdama, aga üldiselt pead nurgu ei lase. Tuleb natuke lihtsalt vähem pidureid soojendada ja ülesõitul samamoodi natuke teistmoodi sõita. Aga esimene katse kohe võitsime ja teist katset veel ei tea, sest paljud veel sõidavad. Rahvarallis on kiirus tabeli järgi ja stardiajad siis, et kui meie oleme 37, siis mõni konkurent on peaaegu 100, 96. Et selles suhtes tasub veel oodata. Aga esimene katse ja teine koht kaotas meile 6,5 sekundit, et üldiselt võib vist rahule natukene olla selle ajaga, aga ootame veel, et mis edasi saab. Aga praegu jah, ootame siin ja varsti lähme siis servisesse. Keviniga siis sõidetud 3 katset. Mõned üksikud mured on tehnikaga, aga midagi katastroofilist ei ole. Auto on super hea. Tõesti väga hea on sõita selle autoga ja panime auto telgi alla, et päev oli taht panna, siuke tuul oli, aga täna paneme telgi ilusti kokku ja meil veel Paide vaja sõita ja me hakkame siis veel homseid katseid vaatama, et YouTube'i pandi katsed üles. See on väga hea korraldajate suhtes, et õpime katsed pähe ja teeme legendis parandusi. Aga hetke seisuga oleme esimesed ja vahe on tegelikult päris suur. Et viimati oli 2 katsega oli 23 sekundit, vist oli edumaa. Kuigi me sõidame tegelikult üsna turvalist sõitu, et ma ei punita ega pigista ja kindlasti kõik sikaanid saaks tunduvalt paremini. Aga praegu kuidagi tundus, et see turvaline safe sõit tundub nagu äkki saame ka lõpuks mingi hea tulemuse lõpuks, õhtu lõpuks. Aga praegu siis hakkamegi pingutama homse päeva nimel ja proovime, et äkki saab täna sama päeva teha, mis homme, et sama hästi läheks. Kevin, mis su plaan on? Plaan on esimeseks tulla. Aga tänane plaan veel, kui katsed läbi? Süüa ja õlut teha ja katsed läbi vaadata. Aga selle autoga, mis me teeme täna veel? Kiletame ära. Miks? Siin on, vaata, kuhked sponsorid meil tegelikult on. Jah, aga sellepärast, et igaks suur. Aga tegelikult paneme uued rehvid alla ja kui rehvid võtame alt ära, võiks pidurid ära õhutada, seepärast, et peale õhutamist oli tõesti parem sõita. Nii et hakkame toimetama. Põhjas. Tere laupäeva hommikut siis meie tiimile. Jaa, tere hommikut. Kell on siis 7 läbi natukene ja autole ka tere hommikut siis. Siin ta on. Oleme siis stardiks valmis. Auto on üle käidud ja nüüd oleks vaja vaadata videosi natukene. Vaatasime eile õhtul, vaatasime täna hommikul, aga vaataks veel videosi. Tulemas on pikad katsed ja täna hakkab alles tõsine päev pihta. Kui eile katsed olid lihtsamad, siis täna on ikkagi keerulisemad ja 5 katset siis täna vaja sõita. Praegu siis kell on veel 8.27 ja meil on umbes 9.30 hakkab siis meie start. 30 parem 3. 40 vasak 1. 40.
katset juba sõitnud, katsevõite me ei saanud, aga eesmärk oligi turvalist sõitu teha. Aga oleme praegu 26 sekundiga esimesed ja 3 katset on veel jäänud. Sõidame võib-olla suht samad tempot edasi ja vaatamegi, kuidas läheb. Proovime trahvidest eemale saada ja mitte midagi ära käkkida. Katset jälle sõidetud, üsna turvaline sõit, top 3 aegasi vist sõitsime, katsevõite ei saanud, aga see ei olnudki eesmärk. Ja oleme siis 21 sekundit praegu ees teisest kohast, natuke oleme järgi andnud, aga autoga on tiib on mõlkis, see pole hullu, aga oleme valmis viimaseks katseks, võtame ka tagavaratta ära, et linnakatset tegelikult olen oodanud terve päev juba, linnakatsed mulle meeldivad. Ja loodame, et ei käki ära midagi, sest see on kuidagi mulle harjumuseks saanud, et see esikoht ära käkkida. Aga täna pingutaks. Kevin, mis sina arvad? Kuidas viimane katse ja päeva kokkuvõte, mis su ennustused on? Ma arvan, me võidame ära selle ralli. Päeva parim heli. See on päeva parim heli. Võidame ära? Jaa, hoiame ära vabalt. Me ei saa öelda vabalt, aga ma arvan, hoiame ära selle muidugi, et teeme nii nagu, kui tunned, et on vaja vajutada, siis tuleb vajutada ja kui tunned, et ei, siis pigem teha seissõitu ja tulla tervena finišisse. Näita, kui tolmune meil auto seest on. Jõhkene vaat, täitsa kõik. Kirjuta siia käega number 1 ja punkt. Selle tahaks täna saavutada. Cruiser F ei ole ka tegelikult väga üldse kulunud. Et täna laupäev oleme sõitnud uue Pirelli K6 Cruiser F-iga ja põhimõtteliselt uueväärne rehv on alles meil õnneks. Et mõtted on ikkagi järgmise rahvaralli peale ja õnneks on siis rehvi ressurss olemas.
Johanson ja Robin Altosaar. Teine koht minu viga. Teine koht on Heiko Tiits ja Marten Maasalu. Ja selle masinaklassi võitja Sander Mihels ja Kevin Mäekivi. Nii, kolmanda koha mehed jooksevad kohe siia poole. Tauno Johanson ja Robin Altosaar teie ees. Ja tundub, et need mehed, kes vähemalt minu korraldatud rallidel käivad, seisavad alati selles klassis esimese koha peal. Sander Mihels, Kevin Mäekivi. Ma korra kasutan võimalust ka, enne kui me pilti teeme, ma küsin võitja käest, et kas Lõuna-Eesti teed või nüüd juba Kose valla teed? Kose valla teed kindlasti. Lõuna. Kose. Ma Põhja-Eesti poiss, ma ütlen Kose. Kose on kõige varem. Aitäh teile, poisid! Nii. Seni kuni mehed siin vaikselt pakivad ennast autodesse ja liiguvad kodu poole, võtame ette järgmise võistlusklassi, kes on siis esiveoliste suur esivedu masinaklass ja kolmanda koha sõitsi